Äripäevaraadio. Digiturunduse praktikum. Saate toob teieni 13-aastased CRM kogemusega Salesforce partner Eestis GBC Team. Tere tulemast kuulama saadet Digiturunduse praktikum. Tänases saates räägime digitulemuste mõõtmisest ja Google Analytics 4. Selleks olen saatesse kutsunud Mediahouse'i strateegi Roger Puksi. Tere, Roger. Tere. Mina olen saatejuht Priit Kallas Streamgrowst. Alustame esimese otsaga ka sellest, et kui sa räägid Google Analyticsist ja muudest nendest asjadest, et mida sa iga päev teed, et millest see teadmine tuleb? Igasugustel konverentsidel minu põhiline icebreaker enda tutvustamisel ongi see, et ma ütlen, et ma olen oma vanemate suurim pettumus, et läksin kunagi tarkvaraarendajaks õppima ja siis läksin turundajaks tööle, et seda ma teengi Mediahouse'is, et töötan igapäevaselt strateegina, aga minu igapäevane ampluaa on ikkagi kõik, mis on tehniline, et GA, setup, GTM, kõik, mis sinna juurde käib, et Okei, aga siis hakkame pihta, et mul on niisugune kallutatud selles suhtes, et mulle Google Analytics eelmine versioon meeldis märkimisväärselt rohkem kui praegune versioon, aga siis see on juba nagu nii-öelda, see laev on ära sõitnud ja alustaks siis sellest, et kui sa tahad teada, mis su veebis toimub, siis üks tõenäoliselt ikkagi siiamaani kõige levinum vahend on Google Analytics, nüüd on versioon 4, et räägime, miks see 4 üldse tuli, et mis seal, midagi peab ju parem ka olema. Kui sa ütled, et sulle eelmine versioon koledasti meeldis ja taha seda uut kasutada, ega sa ei ole selles suhtes vähemuses, on ju, et enamus inimesi ütlevad, et ei meeldi uus versioon ja see on mingil määral nagu arusaadav, et nad seda ütlevad, sest mõtleme selle peale, kui kaua me pidime Universal Analytics peal istuma, me olime 2013 kuni 2023 sisuliselt, 10 aastat, see on pikk aeg, et harjuda millegagi, et muutuda sellest sõltuvaks, on ju. Et kindlasti see muutus on olnud ränk, see muutus on olnud hästi nagu ootamatu inimestele ja see õppimiskurv on olnud nagu päris järsk, aga kui nüüd nagu sellest esialgsest emotsioonist üle saada, on ju, kui sa vaatad esimest korda GA4 otsa, sa näed ju, loomulikult seal kõik on teistsugune, kõik on uus, on ju, ei saa nagu eriti midagi aru, kust midagi leida, on ju. Kui sa sellest ehmatusest üle saad, siis tegelikult mingi hetk sa saad aru, et on asju, mis on nüüd muutunud lihtsamaks, paremaks, ägedamaks, on ju, et ta on keerulisem tööriist kindlasti, ta nõuab turundajatelt palju rohkem sellist ise käte külge panemist, on ju, aga kui see nii-öelda väikene nõks kätte võtta ja käed külge panna, siis tegelikult need andmed, mida saad välja saab võtta, neid on rohkem, see sisend, mida sa saad, on palju rikkalikum tegelikult päeva lõpus. Okei, aga alustame võib-olla sellest, et kui sa veebi teed, siis sa peaks Google Analyticsi külge panema. Mida seal jälgida või mis need esimesed sammud, mis see lihtne, kui lihtne, mis see protsess, selge, et sul võib olla platvorm, mis sõltub ja mõnes kohas on see pliks-plaks ja mõnes kohas on see vähe nii ja naa, aga kui rohkem nagu selle Analytics enda poole peale keskenduda. Ma hüppaksin siin tagasi nagu võib-olla sellele, mis sa ütlesid, kui sa veebi teed, on ju, et tegelikult kui ma vaatan tänapäeva veebiarenduse status quo'd Eestis, siis mulle tundub üldse, et Analyticsit võetakse natuke liiga tihti siukse nagu ühe linnukesena või nagu selle kogu arendusprotsessi nagu siukse kõrvalproduktina, et kui sa küsid arendusfirma käest, et kuulge, aga kes teil analüütika eest vastutab, kes seal analüütika tegelema hakkab, on ju, siis rohkem kui tihti sulle öeldaksegi, et nagu õlgu kehitades, et eks me mingi plugina võime sulle peale panna selle jaoks, on ju, et minu nagu suur ambitsioon on nagu siukest seda status quo'd nagu murda, sest Analytics on oluline, Analytics on tähtis tööriist ja tegelikult selleks, et Analytics nüüd korralikult tööle saada, selleks ei piisa sellest tihtipeale, et sa paned mingi plugina peale või isegi ei piisa sellest, et sa paned omale koodi selle GA snippeti külge, et selleks on vaja tihtipeale ikkagi arendaja kaasatus, selleks on vaja arendusprotsessis kaardistada oma nii-öelda ideaalne user journey ära, mappida seal eventid ära ja nii edasi, et see protsess, analüütika implementeerimine, tegelikult ta ei ole algupäraselt nii lihtne, kui ta võib-olla tundub, aga see keerukus, selle tulemus ongi see, et sa saad lõpuks nii-öelda jällegi rikastatumad andmeid lõpuks. Jah, seal on ka veel ütleme, üks asi on see tehniline asi, et teoreetiliselt, tehniliselt tehtud, saab öelda suht mustvalgelt, et nüüd töötab või ei tööta. Aga näiteks mul on ühe veebi puhul selline probleem, et seal mõõdetakse meiliklikke ja telefoninumbri klikke, eks? Ja neid tuleb nagu ilmselgelt nagu kordades rohkem, kui neid tegelikult nagu olema peaks.
ja noh, see on ilmselt mingi spämm, aga kuidas selle vastu saada, see on nagu sellised küsimused, et see on juba, küsimus ei ole enam analüütiksis endas, analüütiks nagu teoreetiliselt mõõdab õiget asja, aga see, kes seal tekitab selle asja, see on vale. No ütleme niimoodi, et kui me räägime konkreetselt spam-trafficust, bot-trafficust, ega analüütiksil on oma fail-safe'id peal, millega ta üritab nagu ikkagi seda filterdada välja seda nii-öelda spam-trafficut, mis sul sinna veebile tuleb, on ju. Kui sa nüüd tahad olla kindel, et või kui sa tahad sellele datale, mis sul Analyticsis on nagu konteksti ka anda, siis tegelikult Google Analyticsist üksi tihtipeale ei piisa, on ju, et siin tulebki juurde võtta nüüd igasugused muid tööriistu, session recorderid ja sellised asju, on ju, et Analytics ütleb sulle tihtipeale, mis su lehel toimub, aga ta ei ütle sulle, miks su lehel midagi toimub. Et kui sa näed Analyticsist näiteks, et sul on checkout'is on räiged drop-offid, et sul inimesed ei jõua oma ostuga lõpuni, siis lihtsalt selle infoga sa tegelikult ei hakka ju midagi peale, sa ei tea, miks nad selle pooleli jätavad ja nüüd see ongi see koht, kus sa tood need ekstra tööriistad ka appi, on ju, ma ei tea, hotcharit, sellised asjad, millega sa saadki siis öelda, et vaadata, et näed, inimesed jätavad mul ostukorvis ostmise pooleli, sest nad ei näe, kuhu nad peavad selle linnukese nagu tingimustega nõustumise kohas ette toppima, on ju. Väike mure, on ju, aga Analytics ei ütle sulle, et seal see viga vahele tuleb. Ja see on üks asi, mida kindlasti tuleks üle korrata ja ka kuulajale või igasugusele turundajale, analüütikule nagu pealuu sisse taguda, et mu enda ülikooli lõputöö oli huvilise segmendi tuvastamine Google Analyticsi abil. Ehk siis, kui sul on, ütleme siis need kvantitatiivsed andmed ja sa tahad sellest siis nagu saia teha kvalitatiivseid asju kätte saada, et ühel ja teisel moel isegi seal oli võimalik leida, aga et analüütika ütleb sulle, mis juhtus, aga miks juhtus, selle sa pead ise välja mõtlema suures osas. Jah, sa pead selle tulemusi nagu ise jõudma ja teine asi, mis nagu mis Eesti turundajatel on võib-olla natukene siukene, mis enda lähenemises on natuke teistmoodi, kui ütleb globaalselt, on see, et väga paljud Eesti just e-commerce'i turundajad vaatavad Analyticsit natuke liiga granulaarsel tasemel, on ju, et seda vaadatakse, et analüüsida selliseid päevaseid müüke, vaadata, kuidas sul conversion rate ühest päevast tiksub. Analytics ei ole oma olemuselt selliseks asjaks mõeldud, on ju, et sa peadki seal jälgima trende, kvartaalseid müüke, selliseid asju, on ju, et ajada seal taga nüüd seda, et kas mul conversion rate täna on hommikul tõusnud, et kas mul kampaania töötab või mitte, see ei olnud juba GA3 tegelikult mõistlik, GA4 siin igasuguste data delay'd ja asjad pärast on veel vähem mõistlik. Ja see on päris hea selles suhtes ka, et kuna seal, kui sul need andmed sisse jooksevad, eks ole, siis sul on ju see, andmetel on see varieerumine, eks ole, et kui su keskmine, ütleme, conversion rate on 2, siis sul ühel päeval võib olla 1 ja teisel päeval 4, ja siis sa vaatad, meil oli 3 päeva järjest 1, et mis juhtus, ehitame poe ümber, teeme kõik asjad, hakkad ikka paanitsema, eks ole, siis tuleb paar päeva järjest jälle 4 ja siis on 3,5 ja siis on 2,5 ja nii ta käib, eks ole, et just. Inimeste võimekus nagu statistilist seda tõenäosust aduda on suhteliselt madal. Eks siin mängib rolli see, et kui me räägime digimeediast nüüd hästi üldiselt, on ju, siis viimased 10 aastat on nagu taotud seda trummi, et miks on digimeedia äge, on see, et ta on hästi optimeeritav, on ju, et sul on kõik mõõdikud, sa saad kõik optimeerida, on ju, aga milleni see on nagu tihtipeale viinud, on see, et kiputakse nagu üle optimeerima, on ju, mis on nagu teistpidi jälle teistpidi nagu ämber, on ju, et seda ka ei tasu jälle teha. No nii, aga kui meil selle alguse pool oleme, seadistame asju, see tähendab seda, et sa teed mingile veebile või keskkonnale, seadistad neid asju või sul on kõik katki ja seda mõtled, et võiks nüüd hakata korralikult tegema. Et mida seal protsessis jälgima peaks, et millest alustama ja mis sammud umbkaudu niimoodi läbi käima? No kõige võib-olla selline ideaali lähedasem olukord, mida sa saad teha oma kaardistamisel, ongi siis, alustada sellest, nagu me enne rääkisime, et sa kaardistad ära, mis on sinu selline kliendi teekond keskmiselt on ju sinu veebis, sa kaardistad ära, mis puutepunktid tal mingitel hetked on, mille järgi sa saad identifitseerida, et ta on nüüd selles teekonnas jõudnud järgmisesse etappi. Et kui me räägime näiteks e-poest, on ju, siis see on üsna lihtne, on ju, see on avalehele jõudmine, toote vaatamine, ostukorvi lisamine, checkout'is mingite väljade täitmine ja ostmine, on ju, see on hästi lihtsustatud näide, aga nii see umbes käib. Nüüd järgmine samm ideaalis, kuhu väga tihti ei jõuta mingil põhjusel, on arendajaga suhtlemine.
ehk siis nüüd tuleb mängu see koht, kus tegelikult ideaalis arendaja võiks siis koodi poole pealt kasutada ära sükest asja nagu andmekiht ning andmekihti saata iga selle puutepunkti ja aset leidmise korral info, et nüüd leidis aset see puutepunkt, nüüd lisati toode ostukorvi, nüüd vaadati toodet ostukorvis. Ja sellisel hetkel, kui nüüd mida saab turundajale teha, ta saab pöörduda siis tag manageri või mingi muu tööriistaga siis andmekihi poole, sealt võtta info, et nüüd juhtus midagi, panna see info analüütiksisse edasi ja mis nüüd selle kogu asja nagu tulemusel juhtub, on see, et sul tekibki siuke väga usaldusväärne tervikpilt sellest, kuidas su kasutajad liiguvad tegelikult sinu nii-öelda ettekaardistatud teekonnal siis. No nii, kui sa oled enam-vähem paika saanud, mingid asjad ära kaardistanud, siis kuidas sa aru saad, et kas nüüd nagu see, mida mõõdetakse tegelikult on õige või mitte, et ma olen, ütleme, vanast ajast see klassikaline kõige suurem viga oli see, et bounce rate on nulli lähedane, ütlen, iga kord, kui keegi ütles, oi, aga mul on väga hea bounce rate, mul on mingi 1% või 2%, siis sa ütled talle, et ei, sul on 2 Google Analyticsit korraga küljes, eks ole. Aga mis asju jälgida või kuidas olla enam-vähem veendunud, et see, vaata, number on see, et mõnel ei lae seal, ütleme, cookies või kustutab cookiesi, mõnel ei lae trackereid ja nii edasi, aga nii, et ta oleks nagu reaalsuse piiri peal, eks ole. No ma isegi alustaks nüüdeks tagantpoolt, et enne kui sa lähed nüüd PAS andmetesse, siis mõistlik oleks korraks vaadata 2 asja. Punkt 1 oleks mõistlik vaadata seda, kas sul andmed liiguvad siis e-poest GA-sse üldse, selleks on igasugused vägevad tööriistad, kui me räägime näiteks Chrome'i extensionitest, on siuke asi nagu AdSorbi Data Layer Inspector, millega sa saad siis teha mul veebilehel just konsooli lahti, vaadata, et kui sa nüüd enda teada oled kaardistanud mingi eventi näiteks ära, et andmekihti saadetakse siis info, et on näiteks toode ostukorvi lisatud, siis selle extensioniga teed konsooli lahti ja sa näed kohe konsoolis, kui sa vajutad add to cart nuppu, kas sul läheb siis info välja e-poest. Ja nüüd teine asi, mis sa saad teha, on siis kasutada GA-s siukest funktsiooni nagu debug mode, debug view, kus sa saad siis omakorda vaadata, et okei, nüüd ma nagu vajutasin seda nuppu, kas see info, mis nüüd välja liikus, kas ta jõuab pärale omakorda. Et debug view näitab kisud reaalajas, et kas mingi päring tuli, mis andmed selle päringuga kaasa tulevad ja kas kõik on nii, nagu peaks olema. Kui nüüd seal vastab kõik tõele, siis on nagu juba võimalik minna sinna andmetesse siis PAS sisse, et uurida, mis andmed seal nagu, kas need andmed on head, kas need andmed on halvad, mis need meetrikad meile ütlevad, on ju. Öelda, küsida mu kas siin nüüd, et kas on sellisest ühte single metrikut, et Roger, ütle, mis on hea conversion rate või midagi sellisest, mis on hea ei, seda ei ole, et sul on, see sõltub 1000 erinevast tegurist, on ju, ja millele võib-olla siin nagu tähelepanu juhtida on see, et või mis ma ise näen, mida hästi tihti paljud turundajad nagu teevad, on see, et nad ei mõtle neid metrikuid nagu liiga põhjalikult läbi, on ju, et väga palju keskendutakse näiteks keskmisele sessiooni kestusele, on ju, öeldakse, me tahame, et meil oleks sessiooni kestus hästi pikk, on ju. Mis siin nagu kohe vastu öelda on see, et mine mõne uudisportaali avalehele, pane stopper käima ja vaata, kui sul läheb aega, et sul need avalehe uudised läbi kedrata ja ära minna sealt, on ju. Sa loed need uudised mõne sekundiga läbi, on ju. Et mis mu jutu point on see, et keskmine sessiooni kestus ei pea näiteks pikk olema, tegelikult sellest võib, see pikk sessiooni kestus võib viidata pigem sellele, et su lehel on mingid usability probleemid või mingid tehnilised probleemid, on ju. Aga selle jaoks ongi vaja sul need metrikad enda jaoks korraks läbi mõelda, kas tegelikult mida ma üldse ootan oma veebist. See on päris huvitav jah, et ma olen ise ka sellest rääkinud ja oma klientidel, kui toimub mingi muudatus ja siis külastuse aja või külastuse pikkus läheb alla, et see nagu ei ole halb asi, sellepärast et oletame, et sul on külastus 5 minti pikk. Eks on see, et inimene tuleb lehele, vaatab ühte asja, klikib, vaatab teist asja, loeb läbi, läheb korvi, ostab ära, kannab sul raha, liitub uudiskirjaga, elu on lill. Siis teine voog on see, et inimene tuleb lehele, otsib ja ei leia ja otsib ja ei leia ja otsib ja ei leia. Ja ikka 5 minutit ja siis läheb, pekki ma lähen vaatan teisest kohast, eks ole. Et see on nagu selline hästi tavaline. Aga näiteks ühe suure omavalitsuse veebiga oli niimoodi, et meil oli reaalselt, kui see ümber ehitati, siis keskmine külastuse pikkus enne oli 11 minutit ja siis pärast oli 9 ja lihtsalt seal on ikka teenused ja toetused ja mingi mudru, mida nad seal välja peavad kaevama, eks ole. Aga arvestades seda, et seal lehel käib suurusjärgus nagu mingi 1 miljon inimest aastas,
me võitsime 2 miljonit sekundit või see minutit produktiivsust selle asjaga ühes aastas. No okei, koos tilkadest jälle. Et see, ütleme, ega see nüüd nii mustvalge null loomulikult jälle ei ole, et see kõik see 9 minuti või see 2 minutine võit oli puhas produktiivsuse kasv, aga ikkagi me ka hilisemad vaatamised näitasid, et inimesed on nagu rohkem rahul saidi. Absoluutselt. Aga sinu kohta, siis vanal vist oli seda vähem, aga uuel on nüüd kindlasti, et ta mõtleb sul andmeid välja. Ehk siis AI ja masinõpe, eks ole, et kuna tal osad andmed jäävad kadunuks seal igasuguste cookie ja mis iganes muude probleemide tõttu, siis ta mõtleb, et aga kui mul andmeid pole, et ma siis mõtlen nad ise välja, et tegelikult on isegi üks seade, kus sa saad määrata seda, kas ta mõtleb sulle andmeid välja või näitab ainult neid, mis tal käepärast on. Kuidas sina nendesse asjadesse suhtud? Jällegi sõltub, on ju, et kui me räägime nüüd globaalses mastaabis, siis ma suhtun sellesse natukene lillelisemalt, kui ma suhtun jälle Eesti kontekstis, on ju, et mis on masinõppimise nagu suurim sükene komistuskivi, ongi see, masinõppimine baseerub andmetel ja mida vähem on sul andmeid, seda ebausaldusväärsemaks ta muutub, on ju, ja meeldigu meile või mitte, aga meie varmas väike Eesti on paras konnatiikandmete nagu suuruse mõistes, on ju, et enamuste advertiserite mõttes meil ei ole piisavalt andmeid siin, et meil suudaks see masinõppimine nagu liiga usaldusväärselt andmeid kenema hakata. Aga nagu sa ütlesid, on ju, GA-l on olemas settingute all selline asi nagu reporting identity, millest sa saad siis määrata, kas sul kuvatakse siis nii-öelda kombinatsiooni modelleeritud andmetest ja reaalsetest andmetest või ainult reaalseid andmeid näidatakse, on ju. Ja mis selle nagu puhul, või miks ma julgustan alati nagu turundajaid minna ja seal näppima neid nii-öelda nuppe, ongi see, et ega sa ei lõhu sellega midagi ära. See muudab sa andmeid ka retrospektiivis, ehk siis kui sa lähed praegu sinna, ütled, et näita mulle nüüd andmeid nii, nagu sa neid reaalselt korjanud oled, siis ta muudab sul kõik andmed seal propertites ära, sa saab minna vaadata, kas sul justkui nagu on tagasiulatav või? Jaa, see on tagasiulatav, see on retrospektiivis töötab. Ja kui sa lähed, siis ütled, et kuule, et ikkagi mulle meeldisid need modelleeritud numbrid nagu natuke rohkem, siis anna minna, mine pane tagasi, on ju, et ütleme Eesti kontekstis mina soovitan pigem natukene seda masinõppimist, modelleeritud datat, sellesse natuke kerge skepsisega suhtuda esialgu veel, et mõte on hea, aga lihtsalt see mõte on taaskord tehtud natuke suurematel andmemassiividel kui Eestis. Ma olen ise ka seda meelt, et Eesti ei ole nagu statistiliselt töödeldav riik, et selles mõttes, kui sa juba lähed seal mingid sihtgruppides või kohtades niimoodi alla 100 000 ja siis seal on tehinguid on võib-olla 1%, siis sul on vähem kui 1000 tehingut ja siis pooled neist on ühes keeles ja pooled on teises keeles ja siis on sul nagu neid andmed on nagu et isegi kui tänapäeval pop-värk on AI või see large language models, et kui sa neid fine-tune'id, siis kui sa lähed alla 500 andmepakiga sellele ligi, siis on nagu mökk need andmed, eks ole. Ja võt masinõppimisega üks asi, mis kindlasti veel GA4 puhul, see on nüüd see, millega on kõik kokku puutunud, et on tohutu suured data delay'd on järsku tekkinud, on ju, et kui me siin tegime Universalis tegime nagu selline e-commerce tracking on, siis me võisime oodata, et 2-3 tunni jooksul meil hakkavad esimesed numbrid juba läbi tiksuma, siis GA4 võib see kuni 72 tundi olla, kui nad lõpuks jõuavad sinna, aga osaliselt see ongi ka sellepärast, et meil on see andmetöötluslehter on palju pikemaks muutunud, on ju, et meil käivad andmed läbi palju pikema töötlusprotsessi ja seetõttu neil võtabki kauem aega, et sinna ilmuda, on ju. Ja see ongi jälle need Eesti turundajatele natuke pinnuks silmas, et tahaks ju kohe näha, kuidas mul numbrid muutuvad, kuidas mul numbrid tulevad, aga võtta näpust ei saa, on ju enam. Aga siis selle seadistamise, selle teine pool on siis see, et mida me üldse võime mõõta, et kui me vaatame seda GDPR-i ja andmekaitset ja kõike seda värki, et mina üldiselt olen seda meelt, et see, et minu serveris on päringud, seda nagu põhimõtteliselt võib mõõta. See, et ma sellele nüüd panen kelle inimese nimed ja nime ei tohi üldse panna, aga ütleme mingid andmed külge, siis see on juba niimoodi, siis hakkame vaatama. Aga see, et meil käis lehel 100 inimest, et see on fakt, mida võib ju nagu igal juhul mõõta, eks ole. Jah, GDPR on ju eelkõige andmekaitse direktiiv, on ju, et ja seni, kuni sa isikustatud andmeid edasi ei kogu, on ju, siis tegelikult on nagu, ütleme, võimalusi natuke rohkem, aga GA-ga ikkagi, eks ikka tahaks ju neid isikustatud andmeid ka, eks ikka tahaks näha, on ju, et kes mul seal lehel käivad, on ju, eks ikka tahaks jagada seda datat ka erinevate platvormide vahel, saata analüütika datat Google Adsi, on ju. Tegelikult vist see põhipoint ongi ju, vaata isegi selles, et kui me teda ainult Google Analyticsi vaatame,
siis nagu Google ise ju keelab seda isikustada tegelikult, eks ole, siis pole nagu probleemi, aga probleem hakkab siis tekkima, kui me selle saadame Facebooki või kuhugi Google Adsi edasi, eks ole. Jah, see on see platvormide vaheline andmejagamine nüüd on ju, mis paneb talle nagu uued regulatsioonid peale on ju, noh, ma ei ole nüüd jurist on ju, ma ei saa siin nagu päris liiga kindla häälega rääkida, mida tohib ja mida ei tohi, et selleks on omad spetsialistid, kes oskavad seda rääkida, aga jah, selles suhtes on sul õigus, et kui rääkida nüüd nagu väga lihtsustatud kujul analüütiksi kasutamisest, on ju, siis seda saad sa teha veel ilma siuke nii-öelda liiga palju nõusolekuid küsimata, on ju, kui sa ikkagi tahad sealt nüüd muidugi jälle mingit väärtust looma hakata, noh, siis on ju olukord keerulisem ja noh, meil on õnneks nüüd see status quo nagu selles konsendi küsimises on hakanud Eesti turul ka paremaks minema, on ju, et ma ei tea, kas Aki on hakanud trahvi tegema usinamalt ja millest see tuleb, on ju, aga ütleme, paar aastat tagasi oli ikka noh, päris palju seda huumorit, et sa läksid ja andsid nagu ei andnud konsenti enda trackimiseks, vaatasid, lõikasid konsooli lahti, vaatasid, mis kukid sul sisse laeti, jumala suva, ainuke kuki, mis nagu sisse laeti, selle peale oli see, et ära rohkem seda konsendi küsimise akent näita, on ju. Et noh, see status quo on paremaks läinud ja me ise oma klientide puhul oleme näinud, et need, kes on korralikud olnud, noh, neil on olnud andmekadu, on ju, see andmekadu halvimal juhul on olnud kuni 70% nii-öelda kvantitatiivselt, on ju, et see teeb natuke elu keerulisemaks, aga siuke see turuolukord on paraku, et ja, et ma ise ütleme näiteks, kui sa lähed ERR-i portaali, siis nad küsivad sul cookie consent'i ja siis seal on ainuke vastus on okei, tehniliselt võttes sul peaks olema jah, ei optionid ja siis ma ei ole seda nuppu kunagi vajutanud, sellepärast ma ei ole okei või saan aru või mingi siuke nupp on seal, eks ole, ja see on päris huvitav, et noh, enamus veebe, julgelt võib öelda, kindlasti suured on natuke nagu ajakohasemad, aga enamus keskmist firma veebi on ju ikkagi see sama, mis sa ütlesid, et on see nupp, et kui vanasti käisid veebis, läksid, vaatasid veebi, lugesid artikleid, siis praegu enne artikli lugemist vajutad okei, ja siis loed artiklit, eks. No ma olen kuulnud kõlakaid küla peale, et tegelikult see suur konsendi küsimine, et ka seda vaadatakse tegelikult nagu liigal tasemel, juba Euroopa tasemel siis üle nüüd, et sellest ka taganeda või seda ümber mõelda mingil määral, sest et noh, see on nagu mingil määral läinud natuke üle piiri juba. Läks veits teistmoodi, kui nad ilmselt plaanisid. Exactly, et noh, ütleme niimoodi, et see on siuke ehtne nagu bürokraadi poolt loodud reegel, kui sa mõtled nüüd selle peale, et oleks sul ainult AGNS, kui sa pead jah ütlema, et okei, noh, track'i siis on ju, okei, saame hakkama, on ju, aga kui nüüd teha seda asja nii, nagu GDPR tegelikult nõuab, on ju, siis sa pead ju andma kliendile ette nimekirja, et sul on funktsionaalse küpsid, analüütilise küpsised, sul on turundusliku küpsised ja ta peab igale ühele linnukese ette panema ja siis okei vajutama, on ju. Ja see pole see on mõeldamatu, et kujuta ette, kui mitut veebilehte sa ühe päeva jooksul külastad, on ju. Kujuta ette, et sa pead siukest nagu rõngastest läbi hüppamist iga veebilehe puhul tegema, on ju, et no see muudab selle igasuguse user experience'i täiesti kohutavaks. Aga jah, see, üks on see kasutajaliides, eks ole, aga oletame meil Euroopa Liidus on mingi suurusjärgus 350 miljonit arvutikasutajat, on ju, igaüks peab päevas 5 tükki vajutama neid ja see võtab tal 1 sekundi, eks ole, siis ma kunagi mõtlesin, et kas on mõtet säästa 1 sekund? Et tehniliselt võttes nagu, ma sain täna õhtu 1 sekund varem magama, et see nagu pole mingi hea plaan, aga säästa kõik sekundid, mis sa saad, see on see asi, mis on, see oleks mõistlik ümber teha. Jõuame jälle, token koosneb tilkadest. Okei, aga nüüd, kuidas üldse, kas kõik kasutavad Google Analyticsit, milliseid teisi tööriistu kasutatakse, kas on mõtet midagi muud kasutada, et kuidas selle analüütika maailma seis hetkel on? Eks ta analüütika maailma seis on, ütleme, sarnane kogu ülejäänud maailmale, et Google paraku on nagu paras monopoliit, on ju, et on alternatiive ka, on ju, aga nad on pigem sellised nagu, on suuremaid, on väiksemaid, on ju, et mingid Adobe Analyticsid asjad on natuke suuremad tegijad, on ju, aga on ka väiksemaid tegijaid. Ma ise olen tihtipeale inimestele reklaamib Matomot välja, on Plausible siuksed tööriistad veel, on ju, ja nad on oma olemuselt nagu Analyticsist võrdlemisi, kohati sarnased, nad mõõdavad sarnaseid asju, aga teistpidi nad on ka üsna erinevad, kui me Matomost räägime näiteks, mis on sisuliselt ka analüütika tööriist, on ju, siis mis Matomo on sisuliselt, ta on tööriist, mille sa paigaldad oma serverisse, on ju, sa teed tal enda andmebaasi serverist, sa teed tal eraldi mingid SQL-i tabeliku, siis ta hakkab andmeid koguma, kõik need andmed, mida ta kogub, juriidiliselt kuuluvad sulle, neid hoiustatakse sinu enda serveris, on ju, ja justkui see on nagu igatepidi palju transparentsem kui see, mida sa läbi Google'i kogud, on ju, sest loomulikult kõik andmed, mida sa Google'ist kogud, kuuluvad Google'ile, mitte sulle, on ju.
mis oleks kõige parem viis nende kasutamiseks minu hinnangul, ongi see, et neid tuleks kasutada üksteisega paralleelselt, on ju, et okei, siin tuleb natuke silma peal hoida sellest, et loomulikult on tore endale lehele igasuguseid skripte külge panna, kuni üks hetk sul lehe laadimiskiirus on 10 sekundit, aga kuniks su lehe laadimiskiirus natukenegi lubab seda veel, siis mina ütleks, et nagu kasutada nüüd GA-d ja mingit väiksemat konkurenti siis kõrvuti, why not, eriti olukorras, kus jällegi tuleks nüüd liiga konsulteerida ennem, aga väidetavalt Matomosid ja selliseid tööriist on võimalik kasutada täies ulatuses ilma, et sa küsid kasutajapoolse konsenti ja kui see nüüd tõele vastab, siis on tegelikult ju väga hea, sul on GA, mis laeb sisse ainult siis nii-öelda, kui inimene konsendi annab, sul on Matomo, mis laeb sisse absoluutselt sõltumata sellest, kas konsent antakse või mitte, on ju, ja mida see su jaoks võimaldab, ongi siis see, et sa saad vaadata ühest tööriistast, mis sul need absoluutnumbrid on, kui palju sul reaalseid külastajaid veebi tuleb, kui palju sul reaalseid külastusi tuleb, on ju, teise tööriistaga saad vaadata suhtmeetrikaid, saad vaadata oma bounce rate, saad vaadata oma conversion rate, sa saad teha linkingud ära, saata neid andmeid edasi, kas Google Signal, siis Google Adsi, kuhu iganes sa tahad, on ju, et need kaks tööriista paralleelselt, seal ma arvan, et seal kuskil see nagu ideaal peitubki. Ja siis ka, et kui nad kiiva kisuvad või üks läheb valeks, eks ole, siis sa näed, et oot, mis juhtus, et kui üks jookseb tavapäraselt edasi ja teine läheb valeks, siis on lihtsam otsustada, kumb pekki läks. Enne me jäime pooleli selle koha peale, kus me rääkisime sellest, et on ka teisi vahendeid, neid siiski ilmselt ülivähe kasutatakse võrreldes Google Analyticsiga muidugi ja et kui sa 2 tükki külge paned, siis see annab sulle teatavaid nagu esiteks on ilmselt funktsionaalsused ei ole 100% kattuvad ja siis natuke ka niisugust äratuskella, et kui midagi läheb viltu, siis et kumb viltu on, eks. Aga nüüd puhtalt Analyticsi poole või Google Analyticsi poole tagasi tulla, siis üha rohkem ja rohkem, ütleme, professionaalid kasutavad selle rakendamiseks üks tööriista nagu Google Tag Manager, et mis asi see on ja kas seda on vaja ja ühesõnaga, et kui sa elus ühe korra seda kasutad selleks, et korraks Google Analytics ära seadistada, siis see ei vääri nagu õppimist, eks ole, et või millal ta on vajalik, millal ei ole. Ega see GTM, ütleme, tal nimi reedab ära, mis ta tegelikult on ju, et Tag Manager on ju, et kui ma nüüd pildikeeles räägin, on ju, siis kujutage ette, et on selline tore ämber, kuhu sa kõik oma koodid paned ja kui sul leht sisse laetakse, siis ämber kallatakse laiali ja kõik need koodid lähevad siis sul lehel ka käima, on ju. Hästi utreeritud näide, on ju, mis ta tegelikult tähendab, on siis see, et ta on tööriist, mille abil siis sina kui turundaja ilma mingisuguse erilise arendusteadmist, et ta saadki oma lehele külge panna igasuguseid turunduspikleid, koode, määrata ära, millal nad käivitatakse, kuidas nad käivitatakse, et ta ei ole kindlasti nüüd nagu siuke möödapääsmatu tööriist, on ju, et aga ta on väga-väga kasulik tööriist, ta teeb elu palju lihtsamaks ja kui küsida, mis on siuke nagu veebianalüütika, püha kolmainsuseks, ta ongi siuke veebileht, mis saadab andmeid välja, Tag Manager, mis püüab need kinni ja saadab nad edasi ja Analytics, mis püüab nad kinni ja sulle välja need näitab siis, on ju, et hea ja kasulik tööriist. Okei, aga ma ise olen nagu mõelnud seda, et kui sul on vaja tööriista, eks, mida sa kasutad ühe korra, kas nüüd elus, aga ütleme ühe korra aastas, eks ole, siis ilmselt võib-olla ei ole mõtet seda aega panna sinna, et see ära õppida, et kui nüüd omale Analyticsi lisamist panna, et siis võib-olla kas laseks kellelegi ära teha, kes teeb sul selle ära või peaks ise pusima või mis soovitus ole? Eks me ütleme, Tag Managerist, kui me räägime nüüd, Tag Manager ongi tehtud tegelikult selleks, et nagu mitte kodeerija suudaks oma lehele mingeid koode külge panna, on ju. Et eks hästi palju sõltub jälle, et kui tülikas ettevõttes on nagu arenduse kaudu mingisuguste skriptide lisamised ja kõik sellised asjad, et kui see nagu on tülikas, siis see kindlasti aitab nagu aega ja vaeva kokku hoida, aga ütleme, et GTM annab ju tegelikult mingisuguseid eeliseid veel, mida lihtsalt niisugune tavapärane saadan arendajale koodi, ta paneb külge, mida siuke nagu tööviis, mida see ei soodusta, on ju, et GTM-i abil sa saad ju preview'd oma veebilehte, on ju, et okei, ma panin nüüd skripti külge, ma saan ennem siis lokaalis preview'd, et kas see nüüd lõhkus mu lehe ära või ei lõhkunud, on ju. Sa saad seal versiooni haldust rakendada, et kui sa nii-öelda ükskord nägid, et midagi läks mu vehel nihu, on ju, võib-olla esimese jaoga ei saanud aru, et see nihu läks, on ju, märkasin tagantjärgi ja siis sa saad sealt revertida mingile vanale konteinerile lihtsa vaevaga tagasi, on ju, mis on jällegi lihtsam kui see, et sa hakkad nüüd arendajaga koos selle taga ajama, et kuule, et see kood, mis ma sulle 2 nädalat tagasi saatsin, on ju, et ole võntsa otsi üles võtta ära,
aga siis võtame võib-olla sinu niisuguse igapäevatöö näitest ja kui võib-olla mul tuleb endal ka mõni mõte, aga et nii, meil on tag manageri sisse käivad tagid, millest üks on Google Analytics ja see on igasuguseid muid asju, mida siin tavapäraselt, mis sinna sisse siis kõike võib panna, et mis on ütleme sinu tööst ette tulnud viimase, ma ei tea, poole aasta jooksul. No kui sa küsid nüüd, et jah, kui sa küsid, mis minu töös on ette tulnud, siis ma annan sulle piiratuma vastuse, kui sa küsid, mis sinna sisse üldse saab panna. Üldse on vaata see, et võib-olla ma ikkagi pigem nagu selles mõttes, et ikkagi igapäevaselt enamusel võiks vaja minna. Ongi, et maailm on siin austaline, et sa võid siin panna skripte, mis su veebilehe funktsionaalsust muudavad, on ju, et aga ise asi on, kas sa nüüd peaksid seda tegema, sest ei peaks kindlasti, on ju. Mis seal üldiselt toimub, on väga lihtne, et sinna pannaksegi enamasti turunduslikke asju sisse, on ju, analyticsi tagid, metatagid, igasugused session trackerid, hotcharid, siuksed asjad, kindlasti ka Google Adsi conversion trackerid on väga, ja conversion linkerid on asjad, mida sinna topitakse hästi sageli sisse, et kõik see on niisugune kõige tavalisem, aga nagu ma ütlesin, sa saad sinna custom scripti, sa saad sinna JavaScripti panna sisse, kui sa tahad, on ju, et sa saad sinna igasugu vägevaid asju panna, aga jah, küsimus on, et kui palju tasub jälle, et pigem nagu less is more selles olukorras jälle. Ja mis ma ise olen ka näinud näiteks, et ka Google Tag Manageri abil sa saad ära hallata ka selle sama GDPR-i värgi, et mida teine pool vastab ja see majandus käib sul seal sees. Aga see juba eeldab seda, et sa nagu reaalselt proged sinna mingit JavaScripti sisse või võtad kuskilt kellegi poolt valmis tehtud tükki. Mitte tingimata, ütleme jah, on olemas sellised asjad nagu consent management'i platvormid veebidel on ju, mis ongi nagu ette tehtud siis nii-öelda tööriista, millega sa saad consenti anda mitte ja GTM-is on mingid ready-made tagid isegi, mis suudavad siis nende consent management platvormidega koos töötada, võtta sealt info vastu nii-öelda, kas see consent nüüd anti või mitte siis omakorda, et jah, see on täitsa ka võimalik. Siis seda me juba mainisime, et Google Analyticsi tag siis on Metapixel ja Google Adsi pikselid ja nii edasi. Anything else, kas midagi veel? Mis võiks olla ütleme rohkem kui ühele huvitav? Võib-olla, ma ei oskagi siia lisaks midagi tuua, võib-olla ma nagu tooksingi rõhutatult just neid Google Adsi, neid conversion trackereid välja, et mis siin juhtus nagu mõni nädal tagasi oli see, et Adsi kampaaniates hakati, nii-öelda Google muutis vaikimisi Google Adsi kampaaniates default konversiooniks GA4 konversioonid, et mis ei ole ühest küljest kõige parem tegu või mis läheb tihtipeal või mis lähebki tegelikult nagu Google enda soovitustega ka vastuolu, kuna nad ise soovitavad ka kasutada Adsi konversioone. Et ma rõhutan seda, et on võimalik Analyticsi konversioone saata edasi Google Adsi, nendele optimeerida oma kampaaniad, aga endiselt ma soovitaks pigem keskenduda Google Adsi konversioonidele, ma soovitaks üle vaadata, et kas Google Adsi konversioonid on ikkagi defaultiks määratud ka Adsi kampaaniates või mitte, et võib-olla sellele nagu tähelepanu rõhuda. Aga miks Google, tehniliselt võttes võib ju Google Analytics teha selle töö ise ära ja pole sul nagu eraldi mingit lisatükki vaja peas hoida? Siin on mitu põhjuseid, ütleme 2 põhilist ongi see, et punkt 1 on usaldusväärsem, punkt 2 on see, millest me rääkisime ka, see data delay, et ta on lihtsalt mobiilsem, operatiivsem, on ju, et see info lihtsalt liigub kiiremini, et seal puudub igasugune data delay jälle, et ja eks ikka on parem kasutada neid tööriistu, milleks asi on mõeldud, on ju, et. No nii, aga siis räägime nüüd siis selles suhtes, et kuidas ja mida mõõta, et kui sa nagu kas nüüd just igapäevast tööd teed ja et kui sa neid numbreid seal vaatad, analüüsi teed, et millele keskenduda ja väga sagedasti, ma saan aru, et enamus inimesed tegelikult ei vaata oma Google Analyticsit ja siis sa küsid, et kuule, palju sul eelmine kuu külastajaid oli, et siis või palju sul tehinguid veebist tuli, siis neil ei oska keegi vastata, aga millised on need esimesed asjad, mis mis oleks niisugune ABC, et kui sa neid vaatad, siis sa enam-vähem saad aru, mis sul toimub. ABC, ütleme, meetrikute mõttes on ju, et saabki jälgida, on ju, palju see on külastajaid, palju see on külastusi ja mida nad teevad konversioonide mõttes, kas konversioonimäär liigub üles või alla, on ju, et see on niisugune kõige A ja O, mida jälgida. Võib-olla see meil päris, võib-olla paljud saavad aru, aga mis asi see pagana konversioon ikkagi on, sest see ju tegelikult, see ju ise ei tööta, see on tegelikult kõige tähtsam asi, mis on vaja käima panna. Jaa, fair point, konversioon, ütleme niimoodi, et kui mina räägin konversioonist, on ju, et ma olen niisugune läbi ja lõhki e-kommertsi usku inimene, on ju, et minu jaoks konversioon on eelkõige toote ost, on ju, et mulle klots laekub, on ju, et miks me seda tööd teeme, on ju, missioonitunne ja profit ikkagi, aga ütleme nii, et tegelikult kui ma räägin nagu need terminoloogiliselt, siis konversioon on tegelikult ükskõik mis sa oled ise määranud, mingit
tegevus, mis sa oled ise määranud, toob sulle kasu, on ju, et konversioon võib olla ka lehe lõppu kerimine, kui sa tahad, et see oleks see. Meediaväljaanne näiteks. Exactly, on ju, või mingi lehel veedetud piisav kaua aeg jälle, on ju, et konversioon võib olla ükskõik, mis sa tahad, et see oleks, ja saad trackida ta ükskõik millena, mis sa tahad, et oleks. Aga ütleme niimoodi, et jah, siuke kui me räägime conversion rate'ist, siis conversion rate ongi protsentuaalne suhe, et kõikidest külastustest, kui paljud inimesed sul siis actually selle konversioonini tegelikult jõudsid. Ja nüüd me joomegi jälle sinna, on ju, et kui sa küsid, mis on hea conversion rate, sõltub, on ju, et kui su konversioon ongi see, et sul inimene luges artikli lõpuni, on ju, sul on jumala kõva conversion rate, on ju, kui sa müüd nüüd näiteks mingeid 500 euriseid tooteid näiteks, utreeritud näide, on ju, ja sinu konversioon on selle toote ost, on ju, no siis tõenäoliselt see protsent langeb väga palju madalamale jälle, et aga jah, et lugejale võib-olla nagu lihtsalt, et mõtle läbi, mida üldse võiks mõõta, siis ma võib-olla loetlen, sa võib-olla oskad midagi vahele panna. Üks näide, mis ma siin korra varem juba tõin, oli see, et mul on veebilehel meiliaadressid ja mul on seal telefoninumbrid. Kui inimene telefonis oma mobiilis vaatab seda, siis tuleb seda vajutada ja saab helistada. Tehniliselt võttes me muidugi ei tea, kas ta lõppkokkuvõttes selle kõnega tegi, aga need inimesed, kes vajutavad, sellel võiks olla nagu natukene huvilisemad kui need, kes ei vajuta, sama kehtib meiliaadressi ja meiliaadressi kopimise peale. See on üks hästi kaugel sellest, et sul raha panka jõuab, eks ole. Siis näiteks mingitel, ma ise olen praktiliselt kogu elu tegelenud business to businessiga ja business to businessis valdavalt sul ei ole, et keegi tõmbab krediitkaardi läbi ja tuleb 28 000 euri arvele, et seal on siis, sa saad päringu või selle liidi, eks ole. Ehk siis üks asi, mida see on üks kõige suurem asi, mida ma ise kogu aeg tahan trummi, et tee vormid, mõõda vorme, eks ole, et need kontaktivormid. See on olemas meil eraldi spetsvorm, mille nimi on meililistiga liitumine, eks ole. Et siin mingid ärid, võtame näiteks mingid reisifirmad ja sellised, eks ole, pool käivet tuleb läbi selle, et nad saadavad sulle uudiskirja, sa vaatad, äge reis ja bookid selle ära ja see tähendab seda, et üks meililistiga liituja reaalselt maksab, numbri küljes palju see maksab, eks ole. Ja siis hakkame jõudma sinna, et päriselt raha ka liigub, eks ole, et inimene vaatas kaupa, pani korvi, maksis ära ja need on need asjad, mis on sellised teoreetiliselt katavad sul 90% erinevate äride vajadusi ära. Ja see on üks hästi eriline, mida sa ka ise välja tõid, aga on eriline meetod ärisi, mis on kõikidest teistest erinev, ehk siis meediaäri, kus sa tahad, et inimesed loeksid asju. Või see ongi see koht, et nemad ju tegelikult müüvad oma klientidele seda, et sa oled seal lehel kaua ja vaatad reklaame, eks ole, siis see, et kui kaua sa seal lehel olid ja siis ma olen väga sagedasti näinud, et inimesed on pannud lehel viibimise aja endal conversioniks veebis või Google Analyticsis. Ma alati teen selle peale, aga siis võtan selle maha, aga kui sa oled Postimees, siis võib täitsa nagu mõtet omada, eks ole. Ütleme, nende klientide või nende klienditüüpide jaoks isegi tegelikult sul ei ole konversiooni, kui sellist eraldi vaja, GA4 on olemas, ükka sinuga engage session, et sa saab vaadata, mis sessiooni, see on sessiooni, mis kessid üle 10 sekundi, oli vähemalt 2 page view'd viisid konversiooni, et sa näed juba eraldi meetrikana seda ka tegelikult. Ja meedia, ma olen mõningate Eesti meediafirmadega kokku puutunud, siis ma olen soovitanud näiteks, mida võib conversioniks teha või lihtsalt eraldi mõõta, on jagamisnupu vajutamine. Sest et kui inimene tuleb igava artikli juurde, ta võib seal kaua aega veeta, aga ei jaga, siis või ta tuleb artikli juurde ja jagab seda, see ilmselgelt on mingi indikatsioon selle artikli omaduste kohta, eks ole. Absoluutselt. Nii, aga need on need asjad, et igaüks võib mõelda, mis oma asjades mõõtma panna, et mida mina isiklikult ei soovitaks, ongi sellepärast, et seda ajapikkust ja seda bounce rate, seal mõõdab see Google Analytics sul iseenesest kokku, et neid ei ole vaja tehinguteks panna, samamoodi lehtede vaatamiste arvu, et tehinguks panna, ma ütleks niimoodi, et tahtlik inimese tegevus, mis teoreetiliselt liigutab tehingu poole, ütleme nii. Ütleme, vaata, konversioone mõõdetakse eelkõige 2 põhjusel, on ju. Konversioone mõõdetakse selleks, et neid analüüsida, on ju, aga ka selleks, et kasutada neid optimeerimisel, on ju, et sa kasutad nii-öelda, sa kaardistad ära konversiooni ja sa ütled Google Adsile, kuule, et too mul, maximize mu konversioon, on ju, too mulle traffic'ud, mis mul kõige tõenäolisemalt konverdib. Too mulle rohkem inimesi, kes teevad seda asja. On ju, ja nüüd, mis minu nagu soovitus klientidele selles olukorras tihtipeale on see, et siin tasub jälle mõelda lehtri vaates sellest, on ju, et kaardista ära oma ostulehter, on ju, vaata näiteks, e-commerce'i puhul jälle, et kõige sügavam lehtri ots on toote ost, on ju,
kaardista ära toote ost oma konversioonina, pane kampaania korraks sellele optimeerima, et ta maksimeeriks sulle toote ostusid, on ju. Ja kui sa näed, et ei lähe kuidagi tööle, on ju, kas on datat liiga vähe, et ta suudaks ennast käima tõmmata, on ju, liigu üks samm lehtrist tagasi, võta näiteks ostukorviga nii-öelda maksmise alustamised, pane see konversiooniks, vaata, mis siis juhtub, kui see ei tööta, liigu jälle samm tagasi, on ju, et noh, kuni sa lõpuks ükselt leiadki selle nagu perfektse tasakaalu, et see traffic toob mulle kõige paremaid tulemusi, on ju, et noh, taaskord, see on jälle datapõhine värk, on ju, et sul on, mida rohkem datat sul on, seda paremini see töötab, et okei, aga siis Google Analytics, need esmane seadistamine, et ta nüüd töötab, siis jääb loota, et ta töötab mitu aega järjest ja ei ole vaja midagi väga muuta, aga kui sa seal sees oled, ka neid raporteid saab kohandada ja muuta, kas sul on mingeid asju, mida sa teed või mis sinule ta omale mugavamaks teevad? No minule teeb GA4 väga mugavaks asi, mis teeb enamustele turundajatele väga ebamugavaks exploration'ite olemasolu. Et kui me räägime nüüd konkreetselt siis GA4 exploration'ist, on ju, mis see sisuliselt tähendab, ongi see, et sa saad endale ise panna kokku igasuguseid raportivaateid või tabeleid, funneleid, mis sa ise tahad, on ju, et ja minu jaoks on see nagu meeletult äge tööriist, et kui mul klient küsib mingisuguseid numbreid, ma saan minna, tõmmata sisse need dimensioonid, need meetrikud, mida ma ise tahan, panna selle vaate endale kokku ja mul on need andmed olemas. Et ja tegelikult võib-olla, mis ma nagu soovitaksin kõikidele turundajatele, ongi see, et seda exploration'it ei tasu karta, et see on vägev tööriist, seal annab väga ägedaid raporteid, väga ägedaid analüüse teha ja seal tuleks kindlasti ringi mängida, et ma siin võtaks ühe sammu tagasi selles mõttes, et lihtsama poole, et sisuliselt iga raporti juures on sul edit nupp ja seda edit nuppu seal saad lahti teha ja siis vaadata, mis tulpasid või mis andmeid ta sulle näitab ja mis mõõdikute kohta ta neid andmeid näitab, et ütleme, kui sul on tavaline business to business website, kus sul kogud kontakte, siis seal igas raportis on see purchase ja siis conversion value või siis revenue, eks ole. Sul ei andmeid, neid üldse ei olegi neid andmeid veebis, eks ole, siis saad need tulbad minema visata ja sul on natuke selgem vaade või siis on näiteks events per session, on ju. See on täiesti meaningless pagana mõõdik, eks ole. Jah, vaata, jälle siin sõltub sellest veebi iseärasustest, on ju, et mis su veebis nagu iseärasused on, et see määrabki selle, mis meetrikud sinu jaoks lõpuks olulised on, on ju. Bounce rate, kurikuulus meetrika, on ju, aga ütleme niimoodi, et nüüd ta on siis engagement rate, nüüd on engagement rate, tagurpidi keerati jälle positiivseks, on haigekassa muutus tervisekassaks ka, on ju, et see on kurikuulus meetrika, on ju, aga seda nagu kohati, seda on ajalooliselt tihtipeale valesti tõlgendatud, et mida bounce rate sisuliselt ju omal ajal tähendas, oli see, et sulle tuli lehele sessioon, mis tegi päringu Analyticsi pihta, on ju, ja peale seda ühtegi rohkem päringut ei tehtud. Vaatas ühe lehe, aga kaua ta seal lehel oli, seda tegelikult ei mõõdetud. Exactly, tehniliselt see tähendas seda, et sessioon katkes, on ju, et kuna ühtegi rohkem päringut ei tulnud, on ju. Aga kui me mõtleme selle peale, et tegelikult see võiks ka tähendada seda, et ta tuli nüüd näiteks luges artikli lõppu, on ühtegi teist eventi teele ei pandud, läks minema, on ju, sellisel juhul tegelikult see kõrge bounce rate on täiesti acceptable jälle. See on nagu siiamaani selles mõttes, et kui sul on veebileht, kus on lihtsalt tooted teenused, siis sul võib olla see nii-öelda bounce rate, ütleme suurusjärgus seal 3%, pane omal blogi juurde, mida inimesed palju loevad, siis sul läheb see 80% peale, sest inimesed loevad viimast artiklit, siis lähevad minema. Kokkuvõttes on kõik parem, sellepärast nad on rohkem sinu huvilised, nad käivad rohkem su lehel, aga bounce rate on nagu 2-3 korda kõrgem kui tähendab oli. Aga see ei ole nüüd otseselt Analyticsi teema, aga kui mul on veeb, eks ole, ja inimesed tulevad mu veebi ja siis ma tahan, et nad läheks Kristiine keskusse ja ostaks mu särgi sealt, et kas ma seda saan ka kuidagi kokku võtta? See on nüüd selline digiturunduse püha graal, on ju, et saaks ainult need offline andmeid ka endale online andmetega kokku ja tegelikult selleks on meetodeid, et kui me räägime näiteks võib-olla kui me räägime sellest, et sul on kassasüsteem, kust on võimalik ka müügid siis nii-öelda mingisuguse veebipäringuga edasi saata, siis meil on olemas selline asi nagu measurement protokoll, mille abil mul ongi võimalik võtta siis nii-öelda custom API päringuga siis võtta andmed, et mul toimus müük selles summas ja panna see edasi siis Analyticsisse, on ju, et mul on võimalik neid evente tegelikult Analyticsisse edasi saata, on ju. On olemas ju olukordasid, kus niisugust asja ei ole võimalik teha, on ju, et kas see arendus on liiga mingil põhjusel keeruline või mitte, on ju. Sellises olukorras ma olen klientidele lihtsalt soovitanud, et tehke mingid lihtlabaseid korrelatsiooni analüüse kas või, on ju, et teil on võimalik võtta välja oma brick and mortari külastus näiteks, on ju, kui palju inimesi sul poodi jalutas näiteks mingis päevas, mingis tunnis, on ju,
pane see ühele teljele ja pane teisele teljele nüüd näiteks oma mingid digimeedia spendid, on ju, okei, fine, sa ei saa tunnipõhiselt seda nüüd analüüsidest, sa ei saa eeldada, et inimene nägi su reklaami ja kohe kablutas su poodi, on ju, aga mida sa saad teha, sa saad nädalate kaupa hakata korrelatsioone otsima, et okei, ma investeerisin näiteks kohalikku meediasse eelmine nädal mingisugune X% rohkem pappi, on ju, kas mul tänu sellele külastatus nüüd tõusis siis või mitte, on ju, et selliseid korrelatsioone suud tegelikult igaüks teha. Et... see on nagu super hea näide, selles suhtes mul mõni aeg tagasi üks klient oli Pärnu kohvik või restoran ja tüüp oli ise väga asjalik ja võttis välja siis veebikülastuste graafiku ja siis oma reaalselt lihtsalt käibe ja pani kohakut ja vaatas, pagan võtaks, et veebikülastustele järgneb käibekasv, et vaata, kus lõps on. Ja aga tal puudus praktiliselt mingit nagu seda päris track'i ei olnud, et veebikülastus kuidagi oleks või see offline külastus kuidagi oleks jälje jätnud, eks ole, online'i. Ja aga kui vaatas numbreid, siis kuule, tasub vist ikka reklaami teha, me jõuamegi nagu sinna, et tegelikult väga paljudel Eesti turundajatel ongi see, et nad tegelikult, neil on data, nad istuvad tegelikult siukse kullahunniku otsas, on ju, aga väga tihti lihtsalt seda datat ei osata nagu enda heaks tööle panna, et ei ole vaja keerulisi tööriistu, ei ole vaja keerulisi süsteeme, on ju, et tegelikult piisab sellest, kui korraks mõelda, et mis andmeid meil on ja kuidas me saame nendest andmetest midagi välja lugeda enda jaoks juba, et... Võt, siin ma tahaks öelda seda, et ära kunagi alusta mõtlemist sellest, et seda vist ei saa teha, vaid mõtle, mida sa teada tahad ja vaata, kas sul selle jaoks on midagi või ei ole. Siis sa võib-olla saad teada, et seda ei saa teha, aga kui sa alustad, seda vist ei saa teha, siis sul see motivatsioon on hoopis teises kohas. Exactly, alusta sellest, et kuidas saab teha. Okei, aga nüüd me hakkamegi lõpule jõudma. On sul veel midagi, mida sa tahaksid öelda, mis meil on katmata jäänud, mõni mõte või soovitus või midagi taolist? Ainus soovitus ongi, et ma tean, et on hirmuäratav ja uus ja kõik, aga me räägime GA4-st, siis tegelikult on äge tööriist ja ei tasu karta, et tasub minna, vaadata, mängida, et seal on ägedad andmed tegelikult ja sealt saab nagu vägevaid asju välja võtta, et see change GA3-st oli üsna hirmuäratav ja see õppimiskurv on üsna nagu mitte kõige laugem, on ju, aga see ei tähenda, et see on halb asi, on ju, et ta nõuab harjumist, aga pikas perspektiivis GA4 on nii-öelda ikkagi tööriist, mis kohandub meie praeguse, meie praeguste seadmete iseloomuga, meie praeguse turu iseloomuga palju paremini, et ei tasu karta. Aga jah, sellega võtakski asjad kokku, et mida ma võib-olla soovitaks lihtsalt, et kui sa oled turundaja ja ütleme, sul on Google Analyticsi andmed olemas, siis võta iga reede pool tundi või ühesõnaga, ta on ikkagi mingi see, et sa, kui keegi küsib, ei vaata, vaid sul on ta ikkagi aeg-ajalt viskad pilgu peale ja regulaarselt, siis sul hakkab tekkima tunnetus, kuidas see üks asi teist mõjutab. Me mainisime siin mõningaid tööriistu ja extensioneid siin brauseri jaoks, et me paneme need saate artikli juurde ja sealt saate neid klikkida ja ise katsetada. Aga sellega täna lõpetame. Aitäh kuulamas saadet Digiturunduse praktikum, kus täna oli külas meediahouse strateeg Roger Puks. Saade on järelkuulatav bestmarketing.ee veebist ja Äripäeva raadiokeskkonnas raadio.äripäev.ee. Mina olen Priit Kallas ning kuulake meid jälle 4 nädala pärast ja digiturunduse uudiseid lugege bestmarketing.ee-st. Kuulmiseni!